Pariis, Accor Arena, maailmakarika finaalaastal 2018. Head hobumaailma vaatajad, mul on suur rõõm teatada, et eilsest avasime uue ja kaasaegse hobumaailma keskkonna. Ja väga sümboolne on see, et oma esimesi pikemaid reportaaže selles uues keskkonnas me teeme maailmakarika finaalist. Kui me alustasime pea 10 aastat tagasi, oli meie esimeseks suuremaks kajastuseks Ruilas toimunud maailmakarika etapp. Kõik on arenenud ja sellega ka meie ja võistlus, kus me osaleme, on palju suurem. Eile, kui me lendasime, nägime lennukis päris palju Eesti ratsaspordisõpru, kes on tulnud meie meestele kaasa elama. Ja nende hulgas leidsime ka Ibelle kaasomaniku Sven Soisi, kelle kutsusime kohe ka kaamera ette ja pärisime talt, millised emotsioonid valdavad omanikku, kui tema hobune osaleb niivõrd kõrgetasemelisel turniiril ja millised on omaniku arvates Ibelle eelised võrreldes teiste hobustega. Me oleme ju väga pikalt selleks valmistanud, 5 aastat. Täna see päev on käes ja loodan, et meil läheb hästi. Ma arvan, et see tohutu hüppevõime ja see, et su hobune on võimeline kontsentreeruma ka väga keerulistes olukordades, keda väga suuresti segavad faktorid ei häiri. See on minu meelest tema kõige suurem selline tugevus. Kas Sven loodab näha oma hobust ka pühapäevases finaalis? Muidugi. Eile rõõmustas kõiki Eesti ratsaspordihuvilisi Rein Pill, kes hobusega Abrok saavutas soojendussõidus 3. koha olümpiavõitja Steve Gerda ning maailmakarikavõitja Daniel Toissari järel. Õnnitlesime omalt poolt Reinu täna hommikul. Lühikeses intervjuus ütles Rein, et eile oli hobune väga hea, mis annab suurt lootust ka tänaseks. Kommenteerides kohalikke tingimusi, jäi Rein nendega suures plaanis rahule. Mainides küll ehtprantslaslikku segadust esimesel päeval, mida Rein suisa katastroofiks nimetas. Kuid eile toimisid asjad juba tunduvalt paremini. Täna on meie meestel kavas 2 sõitu, millest olulisim maailmakarika esimene osavõistlus algab Eesti aja järgi kell 21.30.